Ma julgen arvata, et iga kord, kui ma olen mobiilautokeskuses ringi käinud, ma näen mõnda autot, mis on veel kiles, lahti pakkimata. Miks nad siin on? Miks nad sellises seisus veel on? Nad ootavad oma uusi omanikke. Tegemist on uute autodega ja uued autod ongi kiles. Ja miks nad siin on sellepärast, et inimesed on neid tellinud. Ja tellimise põhjus on lihtne, et kas konkreetsel margil ei ole Eestis esindust, konkreetsel margi esindusel ei ole konkreetselt mudelit pakkuda või siis ka konfiguratsiooni pakkuda, et siin alles hiljuti tõime auto, millel on esindus olemas, kõik on kena, aga et selle meie regiooni ei pakuta sellise varustusega autot, ehk siis klient soovis, me leidsime selle maailmast ja tõime selle siia kohale. Tihti sellised kallid autod, nende ooteajad on aasta-poolteist ja inimesel, kui on emotsioon, ütleb, et ma soovin seda nüüd ja kohe, siis see tuleb täita, et nendel ei ole aega oodata, neil tuleb tuhin peale, nad ostavad vahepeal uue auto. Mingite markide ja mudelite puhul on võimalik Euroopas saada uus auto soodsamalt kui Eestist. Siinkohal toonitan, me ei ole ühegi margi esindus, aga me põhimõtteliselt saame tuua kõiki autosid. Sellistel erilistel autodel on regiooni piirangud, et Baltikum on suht väike turg ja turgudele tehased jagavad neid autosi proportsionaalselt ja mingitel markidel, millel on suur nõudlus, neid lihtsalt ei olegi võimalik kohalikul esindusel müüa, sest limiit on täis ja siis me leiame need Euroopast ja toome kohale. Teatavasti autode puhul tehased tihtilugu tõmbavad ju päris konkreetseid jooni piirkondadele vahele. Need autod, mida Aasiasse müüakse, need Euroopasse ei jõua. Aga kas läbi mobile on võimalik neid piire kuidagi hajutada? Jaa, seaduse piires ja tõesti, et Euroopa tundub küll meie jaoks nagu suur koht, et me oleme ju EU, aga maailma mõistes Euroopa on ikka üks väike täpp ja kuhu kõiki mudeleid ei toodetagi. Ja eriti nüüd, kus on tulnud need CO-emissioonid ja nõuded ja piirangud, et palju tuntuid mudeleid on olemas ja ägedaid. Neid ei tehta Euroopa turule, sest see ei tasu ära. Küll aga jah, et neid piire me muuta ei saa, mis CO-d muudab. Aga autosi, näiteks elektriautosi, kus CO-d ei ole, mida lihtsalt siin ei ole esindusi, ei taheta tuua, siis me oleme toonud mitmeid ja täiesti esimesed autod, need on ilusti arvele saadud ja see on võimalik. See Lamborghini on uus, ilus ja väga edev masin, aga kas mobiilautokeskuse seinad peidavad veel midagi põnevat? Muidugi, et uus EQS, uus Mercedes-Benzil matkaauto, SL, AMG, et sellised kevaded ootavad ägedad masinad on meil siin praegu koha peal olemas. Ja need olid nüüd näited, mis meil siin täna koha peal olid, aga sellega asi piirdu, et tegelikult meie portaal peegeldab 2 miljonit Euroopa kuulutust, kus on 200 000 uut sõidukit, nii et olge julged vaatama ja näitame näpuga ja need autod on nädala pärast siin.